Kui on vaja kokku liita vaid paar arvu, siis nende liitmine käsitsi valemi abil ei võta väga palju aega, kuid asi muutub suht aeganõudvaks, kui on juba üle 3 arvu ja tavaliselt on vaja liita väga palju rohkem arve. Ja seepärast näitan sulle, kuidas liita Excelis palju kiiremini ja seekord ma tahan teada oma tabelis iga maakonna 5 aastaku kaevemahtu, kui ka iga aasta kohta eraldi palju kogu Eestis kruusa kaevati. Seega, mul on vaja nii ridade kui tulpade kaupa arvud kokku liita ning ükshaaval neid arve oma valemitesse noppida oleks siinjuures üpris tülikas. Ja lähen siia lahtrisse G4, et selle Harju maakonna kaevemahud kokku liita. Ja seekord teen ma seda funktsiooniga, mitte valemiga nagu eelmises peatükis. Ja liitmiseks on Excelis väga meeldejääva nimega funktsioon nimega sum. Ja kirjutame, nagu sa juba tead, iga funktsioon algab võrdusmärgiga. Seega tuleb kõigepealt kirjutada võrdusmärk ja nüüd funktsiooni nimi, milleks on sum. Kirjutasin sum ära. Kui ma seda teksti siin lahtris sisestan, siis näed, kohe ilmub siia alla ka väike spikker, kus Excel üritab abiks olla ja pakub mulle, et millist funktsiooni ma ikkagi tahaksin kirjutada. Ja kui seda spikrit siia kirjutamise ajal ei tule, siis järelikult on funktsiooni kirjutamisega midagi juba valesti läinud, kas mõni täht on valesti kirjutatud või on näiteks tühik kuhugi sattunud, mis on väga tüüpiline viga. Aga praegu spikrilt saame vaadata, et jah, tõepoolest, näete esimene funktsioon, mis ta on mul siin ka tumedaks teinud, on mul sum, järelikult on minu funktsiooni kirjutamisega kõik korras. Ning saan lisada, nagu sa tead, peale funktsiooni nime tuleb alati vähemalt üks paar sulge ja kirjutan algavad sulud. Ja jällegi, kui ma olen avava sulu sisestanud, tahab Excel meid jällegi aidata, andes teada, et mida ma võin siia sulgudesse kirjutada. Ja siit spikri pealt võibki näha, et ma pean sisestama arve siia sulgude sisse, ehk siis need arvud, millest ma tahan oma summat arvutada. Lähen oma hiirega ja märgistan ära Harju maakonna kruusakaevemahud. Kõik niimoodi ühes rodus, nii et kogu piirkonna ümber tuleksid sellised tantsivad sipelgad ja valemi sisse tuleb selle piirkonna esimese ja viimase lahtri aadressid ning need on ühendatud kooloniga. See koolon tähendabki seda, et summa arvutatakse alates lahtrist B4 kuni lahtrini F4 kaasa arvatud. Lõpetavat sulgu tegelikult isegi ei pea panema, Excel parandab selle vea sinu eest ise ära ja vajutame lihtsalt Enter. Näete, aktiivne lahter vahetas rida ja summa ongi funktsiooni abil meile arvutatud. Kui ma tahan uuesti seda funktsiooni näha, mida ma just kirjutasin, tuleb minna selle lahtri peale ja vaadata siit valemi riba pealt siis, mismoodi see funktsioon mul välja nägi. Ja kui ma teen hiirega siin sulgude sees ühe väikese vajutuse, siis näete, et see piirkond muutub mul kohe värviliseks ja ta näitab ka tabelis ära need arvud, millest minu summa arvutati. Kuid läheme jälle järgmise lahtri juurde ja proovime ka Hiiu maakonna kaevemahud kokku liita. Kirjutame jällegi võrdusmärk, funktsiooni nimi sum, algavad sulud, märgistan ära Hiiu maakonna kaevemahud, seekord panen sulud kinni ja vajutan seekord Ctrl Enter, et minu aktiivne lahter jääks paigale ja lasen ülejäänud töö teha ära Excelil endal. Selleks lähen hiirega siia väikese musta ruudu juurde, siin aktiivse lahtri all servas ja kui mu enda kursori pilt muutub selliseks kitsaks mustaks ristiks, siis võin sellest nurgast kinni võtta ja lohistada oma funktsiooni, mis ma just kirjutasin, tabeli lõppu välja. Või võtan tehtu tagasi, Ctrl Z, lähen hiirega selle musta ruudu peale ja teen siin lihtsalt topeltklõpsu. Täpselt sama tulemus. Excel on mulle siis tabeli lõpuni kõik arvutused ära teinud.
Kuid vaatame, kas need arvutused on ikka korrektsed ja läheme selleks formulas nupuribale ja ütleme talle, et näita mulle neid valemeid, mis sa mulle siis kirjutasid. Ja siit režiimist on siis võimalik ilusti jälgida, et tõepoolest need arvutused on tal tehtud õigete arvudega. Ja sellest keskkonnast saab siis välja jällegi siin Show Formulas käsul vajutades. Ja läheme jälle Home nupuribale tagasi. Kui arvutame nüüd ka iga-aastase kaevemahu Eestis kokku, selleks läheme siia lahtrisse B20 ja jällegi kasutan võrdusmärk, kirjutan sum, avaneva sulu, märgin ära piirkonna, millest ma tahan summat arvutada ja vajutan Enter. Näete, siia selle summa lahtri juurde vahemärkusena nüüd ilmus siuke väikene roheline sildikene. See roheline nurgakene tähendab seda, et Excel tahab mulle märku anda, et äkki sul on siin valemi kirjutamisel väike viga tekkinud. Ja see viga seisneb praegu Exceli mõttes selles, et ma märkisin ära piirkonna ainult siia Võru maakonnani, aga siin on mul ju veel üks tühi lahter enne seda, kui mul päris summa tuleb. Ja Excel arvab, et äkki ma ikkagi tahtsin selle 19. rea ka ikkagi oma valemisse kirjutada, et kas sa ikka olid hoolikas oma valemi märkimisel. Aga mina tõepoolest meelega jätsin selle 19. rea vahele, et nii-öelda stiili küsimus, kuidas kellelegi meeldib. Ja sellepärast ei pea sellest väiksest rohelisest märgist antud juhul välja tegema. Lähen siia lahtrisse tagasi ja lasen automaatselt kõikide tulpade väärtused välja arvutada, lohistades siis selle funktsiooni tabeli lõpuni. See nüüd oli juba palju kiirem ja mugavam arvude liitmise moodus funktsiooniga sum, kui siis lihtsalt käsitsi viiteid valemisse toppida. Kuid on olemas veel automaatsem ja kiirem meetod. Selleks kustutan ära oma arvutused siin Eestis kokku, märgistan need ära, vajutan delete, märgistan tulba ära, vajutan delete ja lähen taas siia viimase tulba ülemisse lahtrisse. Ja nüüd, kui me oleme Home nupuriba peal, siis siin paremal üleval servas on siis summa märk ja mille taha on kirjutatud autosum. Ja nüüd, kui ma lihtsalt vajutan selle käsu peal klõpsti, on mul siia aktiivsesse lahtrisse kirjutatud nii funktsiooni nimi kui ka täidetud need sulud piirkonnaga, millest summa arvutada. Ja tõepoolest see piirkond on mul õigesti valitud, täpselt neid samu arve ma kokku ju liita tahtsingi. Vajutan Enter. Teeme seda uuesti. Olen siin lahtris G5, vajutan autosum. Nii lihtsalt ainult ühe hiireklõpsuga on mul Hiiu maakonna kruusakaevemahud arvutatud. Enter. Selles mõttes on autosum käsk tõesti väga suur abimees, kuid siinkohal tuleb olla tähelepanelik. Kahjuks ei ole see käsk ikkagi päris ideaalne. Vaatame, mis juhtub nüüd, kui me kolmas kord oma autosummi kasutaksime. Oleme parasjagu lahtris G6, siin selle lahtri peal on mul 2 arvu ja sellest lahtrist vasakul on mul 5 arvu ja neid mõlemaid on ju võimalik kokku liita. Ja kui ma nüüd selles lahtris olles vajutan autosum, siis näete, Excel ei hakka liitma neid arve kokku, mida mina tahaksin, vaid hoopis neid, mis seal kohal on. Selline valik tuleb nüüd sellest, et sagedamini liidetakse arve ülevalt alla kui vasakult paremale ja sellepärast siis Excel valib need ülemised arvud. Kuid siinkohal ei tohi lihtsalt paanikasse sattuda, mis tuleb sellises olukorras hoopis teha. Tuleb jätta antud funktsioon täpselt nii, nagu ta praegu siin on, nende tantsivate sipelgatega ja sellise märgistatud funktsiooni sisuga ja minna siis õige piirkonna juurde
2001–2005 Ida-Viru maakonnas ja märkida õiged arvud ära. Näete, tantsivad sipelgad ilmuvad nüüd hoopis õigesse kohta ja ka sulgudes olevad viited on samuti üle kirjutatud. Seega saab ühe lisaliigutusega muuta see AutoSum käsk taas peaaegu ideaalseks, mis on ju tore. Ning vajutame Enter. Ja veel viimane kord proovime seda AutoSummi. Oleme lahtris G7, läheme AutoSummi peale ja taas valib tema mul valed arvud, aga me juba teame, mis sellises olukorras teha. Märgime ära õige piirkonna ja seekord vajutan lihtsalt Ctrl Enter. Selle ülemärkimise pärast ei pea tõesti oma pead väga vaevama, sest kui me oleme juba AutoSummi ühe korra kasutanud ja õige piirkonna talle kätte näidanud, siis saame ju minna hiirega selle väikese ruudukese juurde siin all nurgas ja teha siin topeltklõps, mille peale Excel täidab meie tabeli automaatselt lõpuni. Kasutame nüüd neid funktsioone sum ja AutoSum nüüd ka siin all tulpade kokku liitmisel. Esimesena ma ikkagi kasutaksin veel kord seda sum funktsiooni. Sum, kirjutan võrdusmärk sum, algavad sulud, märgin ära piirkonna, mida ma tahan kokku liita, sulud kinni ja vajutan tab klahvi, et liikuda paremale. Sellest rohelisest sildist me välja ei tee, nagu eelminegi kord, ja järgmises lahtris arvutame sama asja, aga nüüd AutoSummi kasutades. Oleme siin lahtris C20 ja vajutame home nupuribalt AutoSum käsku. Ja nüüd ole tähelepanelik, vaata mis juhtus. Esiteks, kas AutoSummi piirkond on nüüd see piirkond, mida mina tahan kokku liita? Ei ole. Esiteks on ta kasutanud minu pealkirja ja teiseks kasutab ta minu tühja lahtrit, mida ma ei soovi. Selle tühja lahtri liitmine siia juurde ei muuda minu tulemust, küll aga muudab tulemust, kui mu pealkiri siia juurde liidetakse. Sellisel juhul peame ikkagi näitama AutoSum käsule samuti õige piirkonna kätte ja vajutame Enter. Seega, siin antud tabelis, antud näites ei ole AutoSum mul kõige efektiivsem, kuid kah mul asi, kustutame selle AutoSum valemi ära, läheme, esimene valem oli mul ju kohe õigesti arvutatud, võtan siit mustast ruudust kinni ja lasen automaatselt oma tulemused välja arvutada. Seega tuleb meeles pidada, et AutoSum teeb meie elu kohati ikka väga-väga mugavaks, kuid selle kasutamisel tuleb olla hästi tähelepanelik ja kontrollima alati, kas ta valib sinu tabelis ikka need lahtrid, mida sina soovid.